armas. Tere tulemast Raamaportaali, kus me omadega oleme. Me oleme imelises 111 portaalis. Kuidas see portaal on nimelt 111? Sest me oleme jõudnud täiesti uude kalendriaastasse. On 1. jaanuar 11 ja aastanumber 2026, mis annab meile kokku 10, mille me taandame 1. 111. Ja me olemegi suunatud siia laua taha sinuga rääkima sellest aasta vahetumisest, energia muutusest sellega seoses ja mida see 111 portaal tahab meile edasi anda ja öelda. Võta omale sooja vett või teed ja hingame ennast kohale siia portaali. Vaata, möödunud aasta, see eraku aasta tõi meile veel üsna lõpus kingituse, mida me olime endale plaaninud teha juba pikemat aega, sest eelmine meie termos, see on 750, mida on nii keeruline leida. Jäigi uus siiamaani meil endal veel leidmata, aga ta tuli ise meie juurde. Sest me olime oma soovi teavitanud. Ja siin ta on. 500 milliseid saab igalt poolt. 750-seid. Mitte. Aga ta tuli. Ilma otsimata ja taga ajamata. Ka sellest kõigest me räägime. Tuleme nüüd kohale. Ma löön sulle 3 uue aasta kella. Ja hingame selle hinge endasse. Nii kaua, kuni meil veel on isegi valgust meie ruumis. Hinga, täida ennast, täida, hoia ja vabasta kõik see, mis sind enam ei teeni. Ja teine kord. Sügavale kõhupõhja. Ja 3. kord. Aitäh. Teadvusta. Sa saad hingata. Ja teadvusta, et kui sa enam ei saa hingata, siis see kehamasin lõpetab oma tegevuse. Näed sa, juhib ta meid ikkagi sinna, kust me läbi oleme värskelt tulnud. Jagasime sulle shortsina meie aastavahetuse ja need ootamatud üllatused. Kas üllatused on alati ootamatud? Ei pruugi olla, eks ju. Me võime üllatusi ka ette teada ja aimata, aga kas ootamatused on alati üllatused? Jah, sest ta tuleb ju ootamatult ehk üllatusena. Kas üllatused ja ootamatused on alati head? Ei ole, me oleme ju duaalses maailmas kogemas kogemusi. Seega neil on sildid kas head või halvad. Igal juhul
on nad meile kogemiseks tulnud. Meie kui alkeemikute, kasvavate alkeemikute ülesanne, kes on alkeemik, sa küsid, see teadvustunud hingolend, see on alustav alkeemik oma teekonnal. Kui hea see on, oi kui hea see on. Miks ma panen need saate ajal? Ja ma kuulen seda ka. Sellepärast, et see on nii hea ja ma saan. Kas tal on mõni teine eesmärk veel? Aga palun, ta võib võtta omale igasuguseid ülesandeid, kui ta vaid seda soovib. Ja ikka meie jaoks toetavaid. Ehk siis, kas halba või head, me oleme vastuvõtjad ja üks teadvustunud alkeemik võtabki vastu iga kogemuse maksimaalselt rõõmuga. Isegi kui see ei kanna head silti, vaid halba. Ei tõsta sind, vaid tahab sind alla tõmmata, siis on see üks meie järgmistest katsetest, testidest, vastupidavusest, usaldusest, mis iganes asju kõik need asjad meie jaoks läbides ette näevad, sest nad kõik on ju põhjusega. Neil igalühel on oma ülesanne, nii heal kui halval. Hingamisega oli see meie kogemus jällegi seotud ja seekordne. Ja see takistus tekkis ühest pisikesest kanatiivaliha tükikesest seekord. Ja see ummistus tekkis just siin 15 sentimeetri sügavusel. Ehk siis me saime õnneks seekord väga hästi hingata. Me saime ka rääkida, sest ta oli allpool. Ta ei seganud, ta ei olnud ohuga otseselt lämbumisele, sest ta oli juba söögitoru alguses. Aga ta jäi sinna kinni, nii et me enam neelata ei saanud. Miks see juhtub? Me ei tea, eks me uurime edasi. Ja see on üks põhjus, miks seekord me ei suutnud seda olukorda, mida meil kordub aastate vältel ikka. Ütleme kvartalis korra juhtub selline situatsioon ja me oleme suutnud need siiamaani ise lahendada. Kas 10 minutiga kuni 1,5 tunniga. Seekord jõudis see kuni 5 tunnini, kätte oli jõudmas öö. Ja oli selge, et midagi ei muutu. Tee, mis sa tahad. Tee, mida sa tahad, mida sa oskad, mida sa suudad. Kõike proovisin. Mitte midagi ei muutunud. Väsinud olin juba. Ja selge on see, et liha ei lahustu sealt ära, vaid ta tekitab järjest sinna võib-olla juurde turset, mis omakorda võib hakata mõjutama seda õhukest seina, mis on siis söögitoru ja hingetoru vahel. Ehk siis need olukorrad võivad väga järsult muutuda ja mitte minu kasuks, vaid minu kahjuks. Ja oli vaja meil ikkagi pöörduda 112, lasta endale järgi tulla lähimal kiirabi meeskonnal, kes oli imearmas, keda võtsid vastu need väiksed villapallid ja jagasid oma armastust. See oli sümbioos, see oli väga armas kohtumine kõikide vahel. Ja nad viisid meid ilusti Tartusse EMO-sse. EMO-s võeti meid ka väga ilusti vastu ja tehti selgeks, et kuna tegemist ei ole eluohtliku olukorraga, ma saan hingata, siis me jääme ootama hommikut, mida ma oleks ju ka kodus teinud. Kuid ma otsustasin, et ma lähen ikkagi järelevalve alla, et kui öösel muga kodus midagi juhtub ja ma enam ei saa abi kutsuda, vot siis on jama. Aga ma lähen valve alla sellepärast, et siis, kui seal midagi läheb järsku hullemaks,
nemad kutsuvad selle valvemeeskonna välja. Mida ei olnud vaja teha, sest ma sain endiselt hingata, ma läksin väga lahedasse pikka meditatsiooni, võib nii öelda, eks ju, olemisse. Seati ja aidati mind rahulikult. Peale kõiki neid torkimisi, mida tehakse suga kohe, jah, ma olen sinililla kirju ja jällegi kogesin uusi kogemusi, mida ma ei ole veel pidanud kogema ja tõdesin seda, et see on üks uus must to do ehk siis rutiini lisatud piinamisvõte arterist vere kätte saamine, mida tehti kõigile, kes sisse võeti. Põhjendusega, et sealt nähakse, kui palju on hapnikku veres. Oleme me siiamaani saanud ilma selleta ja kui võetakse ainult üldvereanalüüs, siis selleks läheb vaja, kui mu mälu mind ei peta, oli neid 6 tuubi. Vereanalüüsi jaoks ma tean täpselt, palju läheb verd vaja. Siin on see koht, kus me saame tõdeda, kui palju hetkel süsteem tõesti kasutab veel seda võimalust, kuidas saada kätte rohkem seda madalat energiat. Ehk siis kõigile tehakse see arterist vere võtmine, mis tähendab seda, et veene me näeme, eks ju, pinna peal on veenid, arterid on seespool sügaval, nende kättesaamine on 3 korda keerulisem ja valusam. See on pime nõelaga otsimine. Jah, ja ega väga palju muid näitajaid sealt verest ei võeta, mida võetakse siis üks suur kogus, eks ju, kuhu kõik see läheb, mille jaoks seda kasutatakse, seda me juba teame. Kui palju me saame öelda intensiivravis, mida ma endaga lasen teha, mida ma ei lase teha. No, me jõudsime nii kaugele, et peale 3 läbitorkamist me otsustasime, et me ei luba rohkem torgata, sest selleks järgmist vajadust hetkel ei ole. Ehk siis kanüüli paigaldamist ei toimunud sellel samal õhtul, kui me sisse läksime. Kuna me olime rahus, meie pulss oli rahus, kõik näitas rahu. Mitte paanikat, mitte elustamisvajadust, ehk siis kanüüli vajadust. Ja otsustasime, see oli juba ühine, ka arst nõustus sellega, et sellega tegeleme hommikul. Kuna osakond, kes tegeleb minuga edasi, tuleb ju hommikul kell 8 alles. See oli ju kõik vahetult enne kuupäeva muutumist, kui ma sinna sisse läksin. Jah, ja ma jäingi jälgivale positsioonile ja sain osaleda teatris, elus teatris, sain kinnitust kõigele sellele, mida ma olen sulle jaganud. Et meie kehamasinad ütlevad üles väga erinevatel põhjustel, väga erinevate sümptomitega ja neid tuli sinna üksteise järel. Me kunagi ei tea, kes, millal, miks ja millega. Kas pidime me seda nägema või pidime me pääsema järgmisele uuringule? Kõik on õige, sest kõik toimub põhjusega, eks ju. Jah, me tõesti nägime seda, magada me väga ei saanud, sest ma ei saanud neelata. Ma olin istuvas asendis. Ma enamasti sülitasin välja koguneva sülje, ma läksin sügavatesse meditatsioonidesse, et lasta kehal lõdvestuda, puhata, mitte ennast üle kurnata, et hoida seda piirkonda rahus. Ja hommikul, 10 ajal jõudsime me siis protseduurile endoskoopiasse, mida me läksime ju alguses kohe saama.
nii rõõmsalt, et kohe tehakse meile ära sinna haiglasse jõudes endoskoopia ehk võetakse tükk välja või lükatakse makku. No nii, see jõudis siis, eks ju, meieni 11 tunni pärast seal olles. See protseduur oli ka meie jaoks esmakordne. Kindlasti paljud teist on ise kogenud mõõganeelamist, rahvakeeli, ja ma olen sellest kuulnud ainult, ma tean, kuidas protseduur välja näeb, aga ma ei olnud seda kogenud. Ehk siis ma sain seda kogeda. On järjekordselt üks väga ebameeldiv ja vastik asi, aga see toru lükkas selle tüki, mis siis kohe tuvastaski ära, et see on 15 sentimeetri sügavusel otsemakku. Ja ma vabanesin. Ma tegin läbi selle protseduuri nii, nagu mul paluti, ehk siis põhirõhk on hingamisel. Hingamisega tegelen ma teadlikult iga päev ja ütlen sulle, kui hea see on, et ma seda teen. Sest ma suutsin tõesti keskenduda ainult hingamisele ja tunnetada seda, kuidas see madu minu sees edasi-tagasi lükatakse ja keeratakse ja väänatakse. Ja muidugi vaadatakse kõike seda, mida ta oma heleda silmaga näha sai. Kuna kõik oli paistes ja turses, siis seda protseduuri on vaja korrata, kui kõik see on taandunud. Ja siis tahetakse võtta ka siit neid biopsia ehk proovitükikesi, et välistada erinevaid võimalikke, mis iganes takistusi, mis siia võivad tekkida. Ehk siis sellega saime korda ja kuna me olime juba kohal, siis valvearst otsustas, et me teeme ära ka selle masinas käimise kompuutertomograafia, vist oli selle asja nimi. Seda ma läbisin ka esmakordselt. See tähendas, et ma pidin sisse jooma mingisugust väga vastikut magusat jooki, ma jõin selle ära. Mul ei öeldud, millest see koosneb, öeldi, et see ei tee sulle midagi ja et sa pissid selle välja. Ja siis pandi tilguti ka joodilahus, ka eelnevalt veendudes, et ega mul ei ole joodile allergiat, enda teada ei olnud. Ja siis tehti must pildid, edasi-tagasi, hingake, ärge hingake, hingake, ärge hingake. Selle tulemusena me suuri anomaaliaid midagi õnneks ei leidnud. Leiti erinevaid asju, millest kohta ma juba tean, mis mu sees toimub ja on. Nii et edasi näitab aeg ja järgmised uuringud, mis toimub siin selles süsteemis. Sest seda neelatamise hellust ja õrnust tunnen ma juba ju aastaid. On mul olnud neid traumasid, mida nad ei seo kokku selle situatsiooniga. On mul olnud korduvaid häälepaelte põletikke, mida nad ei seo kokku nende situatsioonidega. Aga kõik on ometigi siin. Kõik on seotud selle kõri tšakraga, selle energiaga. Kõik on seotud sellega, et mind on tahetud aastate pikkuselt vaigistada. Milliseid lahendusi, milliseid vastuseid meile edasi hakkab tulema, seda näitab meile jälle aeg. Ma rohkem loodan, et ma seda teemat ei pea puudutama, aga miks ta palub sellest sulle nii täpselt rääkida ja kirjeldada? Me oleme siin selles üleminekus, selles sümbioosis, kus teadlik olend vastutab oma kehamasina eest. Ja vastutab siis ka igal hetkel, eks ju. Nendele imelikele vahenditele, mis mulle siis sisse anti sellesse puhtasse masinasse, lisati ka lihtne, tavaline, füsioloogiline lahus, et aitaks mul loputada välja need. Ja ma sain juua, ehk siis ma teadlikult jõin endasse vett, mida ma palusin õdedel siis endale anda.
ja ma tõesti loodan, et kõik see on tänaseks läbitud ja möödunud ning rõõmsalt tagasi koju tulles, sest see toimus ka tänu sellele armsale hingepere abile, eks ju, minu enda auto jäi ju koju. Aga mind toodi koju Tartust selle imelise särava päikeselise ilmaga, kus me nägime seda, kuidas eemal on pilvekindlus, mille kohal särab lõuna. See pilvekindlus oli nii müstiline, nagu üks magav kohev draakon. Ma panen sulle siia selle pildi. Kui me olime jõudmas kodu lähedale, see draakon oli lahustunud erinevateks suuremateks pilvekobarateks, mille all toimusid keerised. Ehk siis seal pilve all toimus lumetuisk. Nii nagu sa oled näinud vihmapilve all, eks ju eemalt, kui hakkavad tormipilved tulema, kuidas vihma sajab pilvest alla. Vot nüüd oli nende pilvede all selline lumekeeris. See oli fantastiliselt ulmeline pilt, päriselt. Me jõudsime koju, kui kuldne päike paistis meile vastuvõtvalt ja keersime hoovi. Saatsime need heategijad, need inglikesed tagasi Tartu poole, et nemad saavad nautida seda kuldset päikeseloojangut. Ja tõdesime seda, et meie saun on küdemas, sest korstnast tuli tossu. Maja korstnast tuli tossu ja sauna korstnast tuli tossu. Nii et see kingitus sellele kehale peale seda läbielamist, et me saime minna sauna, soojal laval, kõik see lõdvestumine. See oli ainult suures tänulikkuses hulpimine. See värske, kohev, puhas, kosmiliste laengute ja informatsiooniga kantud lumi, milles me saime ennast rullida, hõõruda ja anda oma kehale kõik see uus informatsioon. See tunne oli niivõrd vabastav. Ka koduhaldja saatsime siis koju, et tema jõuaks enne suuri paugutamisi oma nunnudega rahulikult üle astuda. Ja võtsime omale kakaotassi ja läksimegi magama. See oli umbes siis kella 6 ajal. Korra ärkasime öössel peale 1. Uusaasta oli juba tulnud ja magasime edasi kella 8. Nii et kokku 14 tundi sügavas raskes unes. Keha vajas mida? Keha vajas taastumist. Keha vajas tõelist puhkust ja ta sai selle. Tal oli ülesanne, mida me ei teadnud ei eile ega täna hommikul. Tal oli ülesanne tulla siia jagamisse ja jagama mida? Nii neid kogemusi kui neid sõnumeid. Sest mis toimus täna öössel? Hermit, see erak, kelles me eelmine aasta olime. Eelmine aasta oli meil aasta number 9. Sina, kes sa meiega oled kaasa käinud, meie portaale kuulanud, sa tead, et me olime Hermiti aastas, eraku aastas. See oli sügavalt sissepoole vaatamise aasta. See oli sügavate puhastuste aasta. See puhastus jätkub. Aga me oleme nii palju tervenenud, et me oleme sellest eraklusest suunatud välja astuma ja seda me oleme täna öössel energia muutusega teinud. Sest alanud on maagiaasta. Mis see tähendab? Tegelikult, kui sa liidad kokku nüüd 2026, see on 22 ja 6, see on 10. Mis see tähendab omakorda?
10 tegelikult annab meile informatsiooni, mille kohta saatuse rattaga on tegemist. Meie suure muutumisega kollektiivselt. Ja kui me nüüd taandame ära selle 10 ja sellest jääb järgi 1 ja 0, siis seda meile on juba eelmised portaalid väga hästi näidanud, et me oleme uude algusesse astumas. Igatepidi me oleme astunud uude algusesse. See on see 0. See on see narr, see alkeemiku teekond. Ja see 1 on see maag. Kes on maag? Maag on alkeemik. Maag on see teadvustunud hingolend, kes saab aru, et tema ümber on need 4 või 5 elementi erinevate traditsioonide ja uskumuste päraselt, eks ju. On meil õhk, on meil vesi, on meil maa ja on meil tuli. Ja siis on meil veel metall, see 5. element. Samal ajal see 5. element võib öelda, et on see eeter, eks ju. Igatepidi, kas 4 või 5, 5 on muutused, 2 korda 5 on kokku 10. Me oleme tugevate saatuslike muutuste keerises, alustamas täiesti uuest algusest. Kas meil on põhjust teadvustada enese alkeemilist olemust, kui me oleme ärganud ja saada aru, et me koosneme ise kõikidest nendest elementidest? Üks meie suurem osa meist on see nähtamatu osa. Nii hingolendina kui vaimolendina. Kumb on tähtsam, kumb on suurem? Duaalne maailm küsib küsimusi, eks ju. Nad mõlemad on sinu ümber. Ja nad mõlemad on enamasti nähtamatud. Nad mõlemad läbivad sind. Ja sinu sees see täheke, see hinge täheke, see looja täheke, see särab. Kui sa paned käe siia, sa tunned seda soojust ja sära. Kui sa paned silma kinni, sa näed seda sära igas oma rakukeses. Maag saab aru sellest maagiast ja saab aru, et see on õppimise aasta, millesse me oleme astunud. Just nimelt selle alkeemikuna, selle maagina. Me tuleme välja, kellegi karvad on minu suus. Me tuleme välja sellest enesesse vaatamisest ja saame aru, et kõik on energia väljendus materiaalsuses meie jaoks siin ja praegu. Me saame aru, et see on väga kiires muutumises, eks ju. Me läbime neid tundeid. Me tunneme neid tundeid, neid läbides. Me oleme kirjeldanud ja selle kohta on meil täiesti 2 artiklit elulooja EE-s, milliseid tundeid me kõiki võime sellel ülestõusu protsessil läbida. Aga füüsiliselt praegu järjest rohkem inimesed seda ise kirjeldavad, mida nad läbivad. Meil on siin pildis ka praegu palju kuldset ja kollast ja ka punast. Ja see on ka
tähelepanuväärne, sest et me oleme ka selga pannud endale kollased ja täiesti teadmatult ka eile panin ma peale, just nimelt peale sauna omale oma lemmikkollase linase pika kleidi selga ja sellega ka tulin siis läbi selle aastavahetuse. Ehk see kõik annab, see 10. Ta on seotud nii päikesega. Number 1 on ju päike, on ju. Ilma päikeseta ei ole meil midagi. See on tuli, mis omakorda on seotud nii kollasega, valgega, punasega. Üks kui juur on seotud ka punasega. Edasi me jõuame sinna, et meil ka see looma-aasta vahetub ja tuleb veel juurde seda tuld, veel juurde seda punast, oranži, kollast. Meil jätkub päikese aktiivsus. Päike aastavahetusel saatis meile võimsa purske, mis jõuab meieni orienteeruvalt 3. Ehk siis homne päev, see 2. jaanuar on see, kus me oleme jälle rohkem vastu võtmas tugevat päikese sõnumit oma kehamasinatega. Ta järjest saadab meile koos kosmiliste abilistega erinevaid sõnumeid, mis kõik on meie transmutatsiooni jaoks vajalikud. Selle õppimise, selle kollasega, kollane värv siis toetab meid läbi selle aasta, samamoodi valge, samamoodi kuldne. Punast me praegu rohkem ei toogi sisse, sest et ma usun, et sellest punasest tuleb juttu, kui tulihobune meile veebruari keskel kohale jõuab. Aga seda kuldset sära enda sees me tajume ja teadvustame igal, mu nina hakkas jälle jooksma, igal olemise korral. Armas, kes sa veel ei ole meiega olemises olnud, enamus teist meie vaatajatest ei ole, ma tean ju seda, et meie keskmine teisipäev, reede, pühapäev kell 8 olemises olemine, see on üks alkeemiku õppetund iseendaga olla, võtta maha kõik pinged eelnevast päevast või päevadest, jõuda sellesse rahusse ja vaikusesse, kas läbi raamajuhatuse või lihtsalt toetava tausta, mis on siis maailmalt saadud. On need ookeanilained või on need metsalinnud ja hääled, seda täpselt nii, nagu tema juhatab. Ja kui meil on vajadus millestki rääkida, siis me teeme peale seda 40-minutilist olemist kohe uue lülituse ja inimesed saavad kas endast välja jagada või vastu võtta seda, mis meil on hetkes jagada. Me ei ole siiamaani suunatud neid lülitusi salvestama, sest need on hetkes siin ja praegu. Ja just neile, kelle jaoks see on hetkel vajalik. Sa ise tunned, sa ise tead, kui palju sa saad üldse olla olemises. Osad teist saavad seda endale lubada, osad teist ei saa seda endale lubada. Mingil hetkel muutub see su jaoks võib-olla tähtsaks. Nii et selles kiirenevas tempos Raama jälle juhib su tähelepanu olemise tähtsusele. On juhtinud ju sellele tähelepanu juba väga ammu Fred Jussi olemise ilu. Ja see tähtsus tõesti tõusebki meie kõigi jaoks inimkonnana. Me ei rõhuta eestlust ega eestlaseks olemist, ei ole seda kunagi teinud. Ega ei hakka tegema ka, vaid pigem tahame aidata sul ka sellest
välja tulla läbi selle teadvustamise, et me oleme kõik üks, sõltumata meie rahvusest. Rahvaste ränne muutub meie lähiaastatel väga palju ja oluliselt seoses looduse muutusega, nende ilmingute ja nähtuste muutumisega ja ilmnemisega, mida me veel näinud ei ole ja kogenud ei ole. Ja see toob kaasa inimeste liikumist vastavalt nende juhatusele, kes kuhu ja millal. See, et tahetakse piire rohkem kehtestada, see on hääbuva süsteemi ja mängu lõppakordid. Meie ülesanne alkeemikutena, teadlike olenditena, teadvustades, milleks me siin oleme, on hoida oma fookust sellel, mida me soovime järgmisena realiseeruda. Me soovime ju realiseeruda sellel, et piirid kaoksid ära, mitte et nad tugevneksid. Ja kui me teame, et meie ees on tugevaimad muutused meie ajalugude loos, siis me saame teadlikult seda soovida. Aga siis, kui me oleme olemises, siis kui meie vägi on kõige võimsam, mõjutama energia välja. Miks me siis tühjendame oma pea kõigest sellest, mis meid kogu aeg tahab rünnata? Just nimelt sellepärast, et meie fookus saab suunata energiat. Mida rohkem meid on, kes teadlikult energiat suunavad, seda kiiremini meile sobivad, meeldivad lahendused meieni jõuavad tulla. Sest me ju kutsume neid ellu. Ma võtsin jälle 3 erinevat lõhnaküünalt ja nad on kõik nii eriliselt imelised. Kui hea see on. Nii. Neelamine on endiselt väga õrn ja me oleme suunatud minema praegu siia vaatama, mida tahab meile öelda Luna sellel hetkel. Vaata, kus viskas kohe meile selle. See autentsus, mille tähtsus on tõusnud, eks ju, siia haripunkti, et sa näitaksid maailmale päris ennast. Kui sa seda veel ei ole teinud, võib-olla sa ei ole siiamaani veel arugi saanud, eks ju, kes sa oled. Miks sa siin oled? See, miks sa siin oled, see jõuab sinuni siis, kui on õige aeg. Ära keskendu sellele. Kui sa oled küsimuse esitanud, usalda. Aga kui sa siin oled, siis ole sellena, kes sa oled. Ära teeskle, ära peida, vaid luba väljenduda päris endal. Jääda endaks ja endale kindlaks erinevates situatsioonides, sest sina vastutad oma elu ja oma kehamasina eest. Ja nii on. Luna ütleb, et üks sõnum on tal veel, näed, ja niimoodi ta poetab meile. Ja need sõnumid on nii kindlad. Rohkem ei olegi vaja. Nii, rohkem ei olegi vaja. Sest see teine ütleb meile, et kõik need lahendused ongi meil käeulatuses ja me teame seda juba, eks ju. Ta ütleb seda meile absoluutselt igas portaalis. Lahendused on käeulatuses. Mida see tähendab? Kas sa endiselt ootad midagi või kedagi, kes tuleb sind päästma? Ei, käeulatuses
siruta oma käsi välja ja sa saad aru, et kõik su lahendused sinu oletatavatele probleemidele, see sõna ütlen põhjusega 2 osas, problem, need lahendused, mis eelnevad, õigemini need olukorrad, mis eelnevad lahendustele. Jah, see on see, kus me oleme, kui me ütleme, et meil on probleem. Meil ei ole probleemi. Meil oleme olukordades, millel on alati lahendused. Ja kui sa seda teadvustad endale, siis on kõik lahendused käeulatuses. Sinust sõltub kõik. Maag, mida ütleb meile see alanud maagiaasta nende põnevate õpetuste, ehk siis mida see tähendab, et kas me kõik hakkame nüüd käima jooksma mööda koole? Ei, see õppida loosung endiselt, Raama ütleb, ei, no, ei. See ei ole see. See õppimine toimub meis endis, sest me oleme ennast eelneval aastal tundma õppinud. Me suunatud saime seda tegema. Kes tegi, kes ei teinud. Kes endiselt õpib ennast tundma. Endiselt me vabastame seda vana. Meile tuuakse üles järjest erinevaid mälestusi erinevatest aegadest. Ja ka mitte selle kehastuse ajast. Et neile otsa vaadata ja lasta neil vabaneda. Just nimelt sellega me tegelemegi. Mõõkade 3. Mis on mõõgad? Mõõgad on õhuenergia. Kas me neid näeme? Enamasti mitte. Need on need meie mõtted, mis lõhuvad meie südant. See aeg, mida me kasutasime enesega olles, enese tervendamiseks. Mõnus, ma olen nagu suitsusaunas praegu. Ma ei tea, kas see su pilti ka näeb, et ma olen üleni suitsumullis. Aga mul on väga hea olla. See oskus oma mõtteid juhtida, sellest on kirjutatud palju raamatuid, eks ju. Kas neid on vaja lugema hakata? Kui sa nii tunned. Või sa saad selle aja kasutada endiselt endaga olemises. Näha neid mõtteid, mis sinu ümber keerlevad. Mis tahavad sinuga manipuleerida ja sind juhtida. Kui sa õpid neid nägema, siis sa saad neid kas kinni panna või eemale puhuda, nagu seda tossu endast, pilvi eemale puhuda. See on tervenemise kaart, see on see, kus me oleme. Meie mõtted mitte ei saa meile haiget teha, kui me saame aru, mis nad on ja kust nad tulevad. Ja just nimelt see tasakaal, see tasakaalu ingel, temperance. Kes on tasakaalu ingel? Ta loob ühendust maa ja vee vahel. Ta loob tasakaalu. Ja see on see, mida see alkeemik enda sees on suunatud tegema. Looma tasakaalu enda sees. Sest siis, kui sees saab loodud tasakaal, mida tegi see Hermiti aasta, see eraku aasta, aitas meil luua tasakaalu endast, harmooniat nii
jumaliku naisprintsiibi kui jumaliku meesprintsiibi vahel, mis omakorda aitab sellel kehal tervenema hakata. Kui me saame tasakaalu, siis me saame aru, mida keha meile räägib. Me oskame teda kuulata ja tema juhatusi järgima õppida. See on alkeemik. Tasakaaluingel on alkeemik. Ja kolmas sõnum maagilt. See ei ole mingi maagitaro, eks ju, see on meie valge roosiga taro. Ja see valge roos on ju meile kinnituseks sellest uuest algusest. See tulekaart tuli meile siia, möödunud portaalis käis ka see kaart läbi. Ja kaardipahki põhjas on meil hierofant. See on see number 5. See on ülempreester. See on teadvustunud hingolend, kes saab aru, et kõik see tuli, mis on sinu sees, nõuab oskuslikku ümberkäimist. Sauade 10 võib tähendada kas väga rasket koormat. Number 10 ütleb ta meile täna siin seda, mida me alguses juba rääkisime. See aasta, see tuline aasta number 10 nõuab oskuslikku edasiliikumist. See kaart ei väljenda ühtegi raskust, eks ju. Pigem toetab see seda keskel olevat olendit. Ta hoiab väga kindlalt 2 käega neist 5 ja 5 sauast kinni. See ülesanne on meil kõigil. Minna väga kindlalt ja teadlikult edasi, sest tempo ainult tõuseb. Mida tahab meile siia öelda kogukonnataro? Kogukonnataro ütleb meile, jätkame nende sauadega, see tuline, see sauade 5, näed sa, vaata, kogukonnataro kirjeldab praegu seda õppimist, ühinema, need muutused suunavad ühinemisesse. Need on need õppimised, need treeningud meie omavahelises suhtluses, meie üksteise toetamises, mida me saime imeliselt kogeda just nimelt sellel üleminekul ühest teise ja olime suunatud sulle jagama. Kogukondade sõna community, communication, need on üks tüvi. Mitte eesti keeles, vaid selles inglite keeles. Community, communication. Suhtlemine on võti kõige vahel. Suhtlemine iseendaga, aru saada sellest masinast ja suhtlemine temaga ja meie suhtlemisvõimekus ja oskus teiste olenditega, teiste energiatega. See kogukonna sõna eesti keeles, meil tasub sellega ära harjuda ja omaks võtta. Ta ei ole väga heas maigus, aga kui sa saad aru, kust ta tuleb, eks ju, see on see community. Unity, ühendatud ühisused. Ühed ühendatud ühisuseks. Unity on üks. Kokku panduna kõik need ühed moodustavad community, kus suhtlus ehk communication on the key, on võti. Maagil on need võtmed olemas.
Ja siia tulebki meile see saatuse ratas, see järgmine 10, 10, 5, 10. Ja üks kaart veel. Oi, kuidas mu nina jookseb nüüd. Nähtavus on läinud uduseks. Ja järgmine Ace of Wands ja Two of Wands. Nii, aitäh. Tuli meile ühe asemel peidetuna 2. Kõigepealt kogu selle jutu kinnituseks, selle uue kogukondade, selle community, ühtedest ühisuste loomise aasta on alanud. See on tule äss, sauade äss, kõikide uute võimaluste väljendumise, valguse äss. Ja sellele järgneb loomulikult see sauade 2. Mis on sauade 2? Sauade 2 on see visioonide ja fookuse hoidmise kaart. See, millest me juba rääkisime, kui tähtis see on meie jaoks. Et kõik need teadlikud valgusolendid, on nad valgustöötajad, on nad tähesaadikud, on nad mis iganes silte kandvad ärganud olendid. Just tegeleksid iseenda fookuse hoidmisega. Tuli, tuli, tuli. Vot niimoodi on tulnud meile see portaal 111, mis ju väljendab visuaalselt meile 3 saua, mis järgneb sauade 2, on sauade 3. Sauade 3 on puhtalt nende visioonide ellu kutsumine, vastuvõtmine, kindlaks jäämine. Nii armas, ega meil ei olegi rohkem sulle midagi siin öelda. Meie ring on täis ja Hermit ütleb, et tema lõpetab selle ringi, sest tema lõpetas selle eelmise ringi ümber päikese. Nii, ütleb, võta vett. Sellest suurest tulekeerises, milles me oleme, võtame vett ja siit hüppab meile uuesti sauade 1. 1, 1. 2 saua veel, see on juba kokku sauade 4, mis on õnnelik kodu, mis on kogukonna light. Mis on light? Millel sa ennem mõtlesid? Kas kergusele või valgusele? Light on valgus, light on kergus. Sest mida kergemaks sa ennast tõstad, seda rohkem valgust sa sisaldad. See on sõnum kehamasinalt. Meie teekond selles kehamasinas ja selle kütusega seotud teemadest tuleb meil teha eraldi portaal, sest see on ka muutumises. Meie rakud said täis toidetud ja meil on väga lihtne läbida praegu paastupäevi. Nii nagu ka see aastavahetusele eelnenud kuiv paastupäev, eks ju, siis see toimus kõik kerguses. Hermit, mis sa veel tahad öelda? Ehk kuhu me oleme jõudnud oma testide ja katsetustega ja selle keha kuulamisega on see, et iga masin on erinev, see pole sulle uudis, eks ju. Ja meie ülesanne selle masina haldajana on
jõuda tema kuulamiseni ehk selle communicationini, selle ühenduse loomiseni, mis on tema jaoks antud hetkel parim kütus. Kas ta on ühe kütuse tarbija? Ehk kas me räägime, et kas me oleme ainult siin vegetaarluses sees või oleme me ainult karnivoorluses sees, eks ju, sest kõike on ju läbitud tänaseks, proovitud. Siis kui rakud said täis söödetud, siis tuli sõnum, et me oleme ju multidimensionaalsed. Kui rakud said kõik kätte omale tervenemiseks vajaliku materjali ja vabaneda kõigest sellest, mis meid enam ei teeni, nendest vanadest jääkidest, mis oli sisse pandud, siis nüüd ta küsib seda kõige paremat ja kergemat kütust just hetkes. Ta teab juba, mis talle ei sobi ja mis on talle antud mürgitamiseks, tal ei ole seda vaja. Aga on olemas maaemal ka need vahendid, mis ei ole loomsed, vaid on taimsed, mis meid ometigi toetavad, nii nagu avokaado, nii nagu meile sobib greip, mis sisaldab ju väga vähe suhkrut, kuid väga palju mahla, vitamiini, seda kergust, seda värskust. Ehk siis see tulem on see, et me oleme need hübriidid, mitte ühe kindla kütuse tarbijad, vaid hübriidmasinad. Järjest rohkem oleme me valgustoitujad, mida puhtamad oleme. Meie igas rakukeses oli see säde, eks ju? Oih, kui udune pilt. Sa ikka näed mind siit veel või? Nii, mis meile tuli veel? Karikate kuus, mis kinnitab jälle kõike seda communityt, seda ühisuse tekkimist, seda jagamise toetamist. Meil igal ühel on midagi üksteisele anda. Ja niimoodi need ühisused saavad toimida. Kas nad on füüsiliselt koos, on nad energeetiliselt koos, erinevad energeetilised lahendused seovad meid, eks ju, aga järjest rohkem ka suunatakse meid kokku. Seda hakkab tegema ümbritsev maailm meie jaoks. Ja siin on meil jällegi üks äss laua peal ja see on karikate äss, mida me reaalsusesse kutsume. I am manifesting you. Ma kutsun sind oma ellu. See paneb nagu punkti kõigele sellele eelnevale jutule, mis siin oli. See tasakaalu ingel, need saatuse rattad, need tuleässad ja kinnitab Hermit, mida rohkem sa ennast kinni hoiad või lubad hoida, seda valusam sul on. Palun ära tee seda. Ära tee endale haiget, sest see ei ole edasiliikumisega seotud. Sul on lihtsalt vaja enda jaoks ruumi hoida. Meil on laual ühtesid 1, 1, 1, 1. Oota, füüsiliselt on meil 1, 1, 1. Siis on meil 10, 10, 6, 6, 2, 3. Tasakaal oli. No nii, ma pean nuuskama minema. Aga ma lõpetan hoopis selle saate ära. Teen omale ühe korraliku tuulutuse, sest et praegu on tossu liiga palju.
aga see on see tuli ja see on see sõnum, kus suitsu, seal tuld. Hoiatus sulle, Raama ütleb, see on hoiatus sulle, kus suitsu, seal tuld. Ehk siis ma tuulutan nüüd toa ära, vabanen sellest tossust ja teen sulle selle video valmis ja annan need sõnumid edasi. Hoia ennast, armas. Ja kohtume juba täiskuu portaalis. See on juba järgmine nädal. Mõne päeva pärast. Namaste. Nii. Armas. Tulen nüüd istun suga veel. Põhjus on leitud. Süüdlane kõrvaldatud. Ehk siis tõesti, see oli see sõnum, mis siia lõppu pidi kajama. Kus suitsu, seal tuld. Ehk siis mitte kunagi ei ole mu suitsuküünlad võtnud mul silma märjaks. See oli esimene märk, mul hakkasid silmad kipitama ja meie läbipaistvus muutus, eks ju, praktiliselt olematuks. Ja ma tundsin ka, et mul oli raskem juba hingata. Nii oli. Näed ise, mis seda põhjustas, üks nott ahju kõrval ja kusjuures see on mul 3. talv siin, eks ju. Ma ju ei küta esimest korda seda ahju, ei ole esimene külm ilm ja mul on seal ahju vahel ka riidaspuud kuivanud eelnevatel talvedel, mida ma enam ei saa teha ega tohi teha, eks ju. Vot sellised hoiatused meile antakse, et me neist õpiksime, omad järeldused teeksime. See oli puhas hoiatus. Ma tulin nüüd veel sulle seda ütlema, et kõik on hästi, et see toss oligi ebanormaalne. Vingumürgitust ei ole, peavalu ei ole. Kõik toimus õigeaegselt, praegu on kõik uksed aknad lahti. Ja mul on tuulutatud, kuidas inimventilaator töötab. Kas sa tead seda? See on see, et sa võtad ühe saunalina ja teed väga tugevaid harjutusi kerele, ehk sa seisad fikseeritult jalad harkis ja teed ühe käega rätikuga ringe ja vahetad kätt ja teed teise käega, et kogu ruumi kõrguses vahetad sa õhku. Tuult ju ka ei ole, sa pead seda kõike ise tegema. Nii on, armas. Aga nüüd siis aitäh sulle, kes sa meiega oled ja järgmise korrani. Tead, see ongi nii nagu Raama ütles, kus suitsu seal tuld, sest ükski tossuküünal ei tee mu tuba nii suitsu täis. Sa näed, jah, mul ongi siin tuli kohe lahti. Ehk siis üks puukene on siin ahju vastas ja see tossab ja sellepärast hakkasid mu silmad kipitama ja sellepärast võtan ma praegu ette suure tuulutuse. Aitäh, aitäh, aitäh. Kus suitsu seal tuld? Jäta meelde, palun. Ma nüüd likvideerin selle ära. Okei? Küll täitsa. Pole lugu, aga näed sa, niimoodi need tulekahjud ja talud maha põlevadki. On mul siin 3. talv ja mul ei ole õnneks siiamaani midagi olnud. Aga näed sa, täna pidi see hoiatus tulema sellelt tuleaastalt. Nägid ise, kuidas kaardid tulid, ainult tuli. Ja tossu tuli mul, tossuküünlad andsid oma tossu ja järsku läks see kuidagi liiga tossuseks. Sest silmad hakkasid ette jooksma ja mida tossuküünal ei tee. Ehk siis nüüd ma olen siin inimventilaator ja vaata. Ja ongi, kõik elamine on tossu täis. Sest tossuküünal ei ulatu ka kunagi kaugemale väga. Ta tekitab oma viirud küll lae alla, aga praegune seis on nii, et terve maja on tossu täis, tuult ei ole. Mul läheb nüüd tükk aega, et siin ventileerida seda. Jõudu tööle ja aitäh selle hea õppetunni eest. Ei jõudnud hullema asjani, ehk siis vingumürgituse võitsime ära. Hurraa!